Nii, salvestamine läks peale. Tänane ülesehitus siis on nii, et alguses Tarmo Baltici poolt teeb põgus ülevaate toitainete jälgimise olulisusest ja mida see otsustus toena juurde annab. Seejärel võtab sõna siis farmer Tõnis, kes räägib enda praktilisest kogemusest, kuidas tema päriselt jälgis, mida jälgis ja mis otsuseid tegi. Küsimuste korral palun kirjutada chatti või siis ka ennast vaigistamine maha võtta ja siis küsida. Aga siinkohal ma lõpetangi enda jagamise ja ma annan sõna üle Tarmole. Palun, Tarmo. Tervist, näete te pilti? Jaa, näeme pilti. Siis on kõik kena ja kõik funktsioonid töötavad. Kõigepealt siis sissejuhatuseks, kus siis toitained pärinevad, põllumehed kindlasti teavad seda. Aga lihtsalt ülevaade mullast, orgaanilisest ainest, väetisest ja osaliselt õhust. Ja toitainete liigutajaks on siis vesi. Ja väetist ja ka orgaanilist ainet, seda osa saavad siis põllumehed mõjutada ja ka mulla seisundid, et toitained siis paremini oleksid näiteks taimedele omastatud. Edasi. Väetamise juures on väga oluline efektiivsus, et iga gramm tooks selle kulutuse tagasi ja annaks veel juurde. Ja esimesed mõjutajad on keskkonnategurid, seal suht inimene kaasa rääkida ei saa, et kui palju vihma tuleb, nii palju tuleb, aga mulla pH saab inimene muuta ja ka tegelikult mulla keskkonnategureid saab mõjutada ka näiteks siis muldasid kuivendades või vastupidi niisutades. Ja muidugi väga oluline on ka mulla ja õhutemperatuur, millest sõltub siis väetiste efektiivsus. Samuti sõltub ta siis ka mulla seisundist, et kui elus see muld on, kui terve ta on, mulla struktuurist, kas on tambitud muld, on ta koher muld, ja siis ka kultuuri elujõus, et kui taimik on nõrk ja tema ei ole võimeline kõiki toitaineid tarbima, mis plaaniksid panna, siis taime puhul siis tuleb alati jälgida seda taime elujõudu. Et kui taim ei jaksa tarbida, siis teda mitte üle väetada. Ja järgmine asi on siis väetamine ja toitained. See on siis väetiste koostis, et toitainete vahekord oleks paigas, siis põhielemendid ja ei tohi ära unustada siis mikroelemente. Oluline on ka väetamise aeg ja viis, et kas ta läheb kohe maa sisse või laotatakse seda maa peale. Ja aeg, et kas liiga vara või siis jällegi teistpidi liiga hilja. Ja toitainete sisaldusmullast ja paiknevus, et kus need toitained on ja kuidas need toitained seal liiguvad. Siis nüüd eelmisest hooajast, siin on pilt Murumäe põllult, see on siis Tõnis Soopalu põld ja kevadel tehtud pilt. Siin jah, esimene väetamise ring oli tehtud selleks ajaks, kui see pilt on tehtud, aga siin on näha, et taimik on kohati õre, alumised lehed on kollakad, et selle taime elujõud, ta on kenasti küll talvitunud, aga taime elujõudu võib hinnata siis rahuldavaks, mitte väga heaks. Ja lähtuvalt sellest siis alustada ka juba väetisplaani ja saagihootuse tegemist. Nii, mismoodi see põld siis graafikutel välja näeb? Siin on siis kogu hooaeg toodud välja.
kuna 2024 aasta sügis oli väga vesine, siis kippusid toitained sügisel üle jääma. Seesama Murumaa põllu taimik oli sügisel nõrgem, ta ei suutnud kõiki toitaineid ära tarvitada ja siis tekkis sügisene leostumine. Sisuliselt talvitumise alguseks olid siis toitained nii ülemisest kui alumisest kihist, mis seal järgi oli, siin ilusasti näha, kuidas on ülemisest kihist alumisse kihti liikunud. Tegelikult ka sealt alumisest kihist sügisesed vihmad ja veed pesevad nitraatlämmastiku välja. Siin on kevadine tase näha. Üks küsimus, kas sa muidu näitasid seal pointeriga neid kohti ka või et äkki inimesed ei et siis on paremini aru saada, mis kohtades sa räägid? Muidu, kas nad näevad seda rohelist täppi, mida ma liigutan, aga teeme siis ringi ümber. Et siin on see leostumise episood näha, kus siis ülemisest kihist liiguvad toitained alumisse kihti ja lõpuks tegelikult ka alumisest kihist välja. Ja siin on siis kevad. See taak tähendab siis toitainete algtase ja sealt me hakkame siis tegelikult neid toitaineid, mis siin edaspidi tulevad, siis jälgima. Et kõik, mis seda tõstab, on üldjuhul siis nitraatlämmastik, aga seal tuleb ka teisi väetise ja nende ioone jälgida. Ja siin on näha, siis kevadel on tehtud esimene väetamine. Siin oli jahe periood, sademeid ei tulnud ja toitainete vabanemise jäi siis paar nädalat hilisemaks. Et see külm periood ei soosinud kuidagi taimedele toitainete kättesaamist ja tarbimist. Aga siinsed vihmad siis tõstsid hästi toitainet kõrgele, tarbimine oli intensiivne ja seda suve siis iseloomustati see, et lämmastik tarbiti ära sisuliselt kõik, mis põllule pandi, siis taimed selle kätte said, aga see lämmastik kõik ei läinud mitte siis terasaagiks, vaid selle liigniiskuse tõttu oli siis vegetatiivne kasv väga suur ja saagid jäid sel aastal kesiseks nii massilt kui kvaliteedilt. Ja siin siis, kui on juba taimed küpsemisfaasis, siis tuleb esile mineralisatsioon. Me ei näe jälle sinu neid. Näed, mineralisatsioon tuleb esile, et kus siis toitained kasvavad. Ja nüüd on koristusaeg ja siin all on näha siis, et on üks ports lämmastikku, millega saab siis järgmise külvi juures arvestada. Et selline oli siis hooaeg, aga ütlen siia juurde seda, et Murumaa põld, ta on kõige iseloomulikum selles mõttes või iseloomuga põld, et ta näitab kõik nagu välja muutused, et näiteks raskemate lõimistega savimuldadel olid need jooned mõnevõrra erinevad, aga neid saab siis hiljem Karmer Tõnis näidata. Nii, ja mida siis tähendas see liigvesine aasta toitainete tarbimisele ja saagi kujunemisele? Tasakaalust väljas toitumine. Ühtepidi tingis seda ilmastik, et vett oli palju, toitained liikusid ilusasti, mulda eelkõige lämmastik, see võeti juurde poolt hästi vastu ja tekkis lopsakas vegetatiivne kasv, mille tulemuseks oli siis palju põhku ja vähe tera. Teine asi, seesama tasakaalus väljas toitumine on seotud ka hapnikupuudusega juurestikus. Nimelt siis juurekarvad hapnikupuuduses jäävad nälga, surevad ära ja on takistatud kaaliumi omastamine. Ja selle tõttu ei täitunud tera ja ka tera kvaliteet jäi nõrgaks. Ühtepidi oli see, et põllumees nägi, et lämmastik on hästi omastatav, süüakse kõik ära, võiks saak olla, aga kui kaalium järgi ei tule,
siis ongi tasakaal väljas ja tegelikult see liigne lämmastik, ühekülgne väetamine tegelikult ei too tulu. Ja suviviljadel neil oli hooaeg sõltuvalt piirkonnast, aga üldiselt oli kehva, sest siin ongi näha üks kollane taim, mille juured on siis hapnikunäljas. Taimed ei saa toituda ja Lõuna-Eestis oli see väga suur probleem. Lääne-Virumaal, kus olid rähksemad mullad, siin Raplamaal oli see probleem väiksem, aga see liigvesi andis tegelikult tunda kõike. Ja nüüd siia lõpetuseks siis üks pilt Põlvamaalt peale jaanipäeva. Et siin ongi näha seesama suviviljapõld, mis on pooleldi vee all ja mis veest ka väljas ja kõrgemal on taimik hele ja kollane. Nii et selliselt põllult mingisugust saaki loota ei ole võimalik. Aga nüüd ma annan sõna üle farmer Tõnisele ja tema tähelepanekutele ja kui on vajadus, siis olen liinil. Nii, tervist kõigile ka minu poolt. Mina olen farmer Tõnis ja siis püüan anda siis vähemalt mingisuguseid praktilisi näiteid, tuua praktilisi näiteid, mida ma seal mullajaamades nägin, millised otsuseid tegin, et ausalt öeldes jälle päris üllatav, et ei saa selles suhtes, ei saa salata, et on olnud huvitav jälgida kogu taime kasvu, toitainete liikumist ja kõike, et nagu me teame, siis ega mulla sisse muidu ei näe, kui seal nii-öelda palja silmaga ei näe midagi, et tuleb ikkagi midagi mõõta. Ja täna siis räägimegi, et kuna kes võib-olla eelmine kord olid ja need, kes ei olnud, et neile siis ütleks seda, et 3 põldu, Murumäe, Oonurme ja Veski, kus need mullajaamad paiknevad, kõik on suhteliselt ühtemoodi haritud, aga väga erineva lõimisega ja nad on väga erinevad põllud ka. Et see erinevus oli mulle nii-öelda teada, et nad on erinevad, aga kui suures osas, mis see erinevus täpselt, millest see seisneb, et see oli mulle tegelikult teadmata. Ja jah, mullajaam on aidanud mul natukene visualiseerida, võib-olla natukene paremini neist asjadest aru saada, aga hakkame peale, et mis on minu jaoks oli esimene niisugune tore või niisugune silmi avav asi on see, et ju tavaliselt ju põllumehed räägivad seda, et kui nad panevad väetise maha, et siis juba järgmine päev me juba nagu põld oleks midagi rohelisemaks läinud, et isegi see hooaeg, kus meil olid väga korralikud tingimused, vihm oli piisavalt, sooja tuli ka mingi aeg täitsa piisavalt. Et tegelikult ka õpiku näite järgi, et see Murumäe põld, või Veski põld, kus tuli kohe vihm põhimõtteliselt peale pärast väetamist, eriti veel teist ringi, siis toitainete tase või toitained said taimedel kättesaadavaks alles 5-6 päeva pärast väetamist. Nii et kui keegi väidab, et järgmine päev olid taimed juba ilusamad ja rohelisemad, siis et see on müüt, et see ei ole väetise tõttu, et arvatavasti lihtsalt muld on soojenenud ja päikse tõttu need taimed on siis hakkavad mingisugust kasvujõudu imutama ja kasvama, aga väetisega seal paraku mingisugust tegevust ei ole. Aga tegelikult nädala aja jooksul on arvatavasti ka see efekt näha, aga mitte kohe. Järgmine tähelepanek oli see, et just Murumäe põllu puhul, et kui ma toon siia näiteks, siis läksin peale 73 kilogrammi lämmastikuga märtsi lõpus, et kes ikka tahab nagu viimane vend olla, kes jõuab põllule, et kui naaber väetab, siis mul peaks juba tehtud olema. Ja oligi see tunne, et kuna see Murumäe põld on natukene põuakartlik, et ta on kõrgema lõimisega põld, et siis mida varem ma peale lähen, seda suurema võimalus, et see lämmastik nagu ka taimedesse jõuab. Aga ole puha, et tegelikult pärast seda sama väetamist, oli vist 28 märts, toimus selline asi, et läks vähedaks tagasi
ja tegelikult, kui me vaatame siit ka nagu niiskuse graafikut, siis tegelikult ka niiskust väga peale ei tulnud. Et tegelikult see väetis istus, ma ütleks, circa 2 nädalat, 10 kuni 12 päeva istus seal mulla peal või mulla sees, et nad nii-öelda taimedele kätte saadavaks ei saanud. Ja see oli 2 põhjust. Et esiteks mulla temperatuur ei olnud piisavalt kõrgel, et tegelikult alates 5 kraadist hakkab ju midagi mullas toimuma, et see on teada tuntud. Teine asi, et see, et ei olnud piisavalt nii-öelda niiskust, et kuigi ma laotasin ju selle väetise ikkagi oma arust ikkagi suhteliselt nii-öelda niiskele mullale, siis alles vihm, mis tuli, siit on näha ka väike mullavee tõus, et seoses vihma tulekuga tõusis ka toitainete tase, kohe märgatavalt lakke. Tegelikult ma mõtlesin, et mis värk on, et kas need mullajaamad ei töötagi, et kus see väetis jääb. Aga nagu näha, siis selleks on vaja ikkagi 2 tegurit, on vaja mulla temperatuuri ja mulla niiskust. Nii et minu enda järeldus oli pigem see, et see varane väetamine ei anna sellist efekti, nagu ma lootsin. Et ma oleks võinud ka seda natukene hiljem teha või palju hiljem ja enne vihma ja siis, kui muld on soe ja oleks taimede toitainete kättesaadavus tekkinud, sest tegelikult on ka oht selles, et see lämmastik, mis seal mulla peal niisama istub, et kipub ära lenduma. Et see kõik ei jõua nagu muldagi. Et on üks asi, millega nagu arvestada. Teine tähelepanek, kui me läheme korra tagasi, et kui me tegin teise ringi ja vaatan seda graafikut, et siin on lisanud 75 kilogrammi N-i, siis graafikul enam mingit tõusu ei ole. Huvitav miks? Aga see on sellepärast, et õhutemperatuur oli piisavalt kõrge, taimed olid heas kasvuhoos ja tegelikult see lämmastik tarbiti lihtsalt kõik hooga ära. Et mingisugust nagu tõusu ei olnud. Et tundus, et täitsa okei, et tore, väga hea, et kõik süüaks ära, järelikult tuli hea saak. Mis kolmas asi, mis ma nii-öelda tähele panin, et kevadiste väetamistega, et tuleb teistele slaididele ka, teiste põllude kohta, et ma ei näinud olulist leostumist. Et tegelikult on ju meile räägitud ja minu enda uskumus on ka alati olnud see, et kui tuleb ohtralt vihma pärast väetamist ja tegelikult meil siin on näha, et siin on vihma tulnud päris palju, et isegi Murumäe põld, mis on meil tavaliselt suht põlvakartlik, on jõudnud peaaegu liigniiskuse piirile ja alumise anduri koha pealt ongi liigniiskus juba. Et ma ei näinud väetise liikumist ülemises kihist alumistesse kihtidesse, et põhimõtteliselt ka siin on graafikul näha, et toitainete, alumise graafikul toitainete tase jäi suhteliselt nagu ütlaseks, et kõik, mis oli antud, seda tarbiti nagu hoogsalt ja kuskil mingisugust leostumist ma ei täheldanud. Ja tegelikult seda ma nägin kevadel ka Veskipõllul, kus mul oli taliniisu. Ja selles mõttes, et mis minu enda nagu mõte oli nende Pauldeki mullajaamadega oli see, et aga mul on hea võimalus ju väetis kokku hoida. Et panen täpselt nii palju kui vaja, aga kuna tingimused olid niivõrd head ja kõik tarbiti ära, siis ma tegelikult kokku ei ole seal ei tegelenud, vaid läksin kvaliteedi ja nii-öelda saagi peale välja. Et panin väetist ja põhimõtteliselt kuni koristuseni oli näha, et kõik on ka ära tarbitud. Aga pärast koristus selgus, et tegelikult toimus hiline nitrifikatsioon, orgaanilise N-iga mineraliseerumine ja siin on näha tegelikult, et kui te vaatate siin tegelikult siin graafikust kahjuks ei ole näha, aga tegelikult toimus siin lõpuosas, siit on isegi väike nurk on näha, toimus tegelikult toitainete tõus. Et see hiline väike proteiini N ei andnud mulle seda ühesõnaga, seda tegelikult, vabandust, et siin on näha tegelikult seda toitainete tõusu, et ma ei näinud siin, et see 15 N-i oleks mingisugust efekti andnud, et kui te vaatate siia, siis siin on näha, et tase on 11 N-i ja siin, kus on toitainete tõus, on 26 N-i, ehk see 15 N-i oli nii-öelda üle liia. Et seal anduri kohas oli saak
circa 6,4 tonni, mis sai siis 150-160 lämmastikku. Üldine põllusaak oli 5,4 tonni. Aga õnneks oli, kuna eelmine seminar rääkisime ka, et kuna seal mullaavia liikumine oli suhteliselt okei, et väga suuri liigniiskuse ohtusid tekkinud, siis oli ikkagi teise ja kolmanda kategooria toidunisu, mis tegelikult ütleme niimoodi, et Jõgeva joonest nagu lõuna pool ei olnudki nii tavapärane see aasta. Aga siis jõuamegi järgmisena, siin on veel graafik sellest, et mis siis täpsemalt siis Murumäe põllul toimus, et nagu ma juba rääkisin, et varane väetamine ei andnud paraja starti, et mul tuli liiga külm ja vesi alles taevast tulnud vesi aktiveeris selle väetise. Siin on näha siis, kuidas 2 nädalat tegelikult seda esimest väetist peaaegu tarbitudki, aga teisel väärtusringil läks suur tarbimine lahti ja kui me vaatame korra selle graafikule tagasi, siis on näha, et nagu ma rääkisin ennegi, et tegelikult mingit tõusu ei toimunud, et kõik tarbiti ära. Ja proteiini väetamine oli pigem liigne, et see 15 tenni ilmus mulda tagasi nii-öelda, et jaata ära kadunud, aga seda taimed enam ei tarbinud. Ja nagu ma ütlesin, siis anduri kohas 6,4 tonni hektarit, teisega kolmanda kategooria toidunisu, üldine saak 5,4 tonni, et see põld on ka üsna mitte suurepärane, et ma arvan, et põhimõtteliselt võis sellega rahul olla. Aga siis läheme minu ühe teise väga huvitava põllu juurde, seda on ka Tiit ja Tarmo öelnud, et see on tõesti väga huvitav põld. Et kui me siit hakkame sest hooaega vaatama, siis tegelikult on kogu hooaeg oli liigniiskus, täielik liigniiskus. Põhimõtteliselt see graafik nagu allapoole ei kukkunudki, raskema lõimisega muld, üsna sajusas kohas. Ja ei näinud tõesti, et mis siin nagu juhtuma hakkab, aga enda arvamus oli see, et ei jätta nagu piisavalt, et äkki tulebki saaki. Ja siia teeb, kui te vaatate neid lämmastikunumbreid, siis see ei panustatud ka suhteliselt korralikult. Aga mis sellest nagu, siin on pilt ka, et tegelikult, kui seda põldu vaatate, võtab endagi pisara silma siiamaani. Oli ilus põld, 10 tonni. Tuleb, Tarmole kiitsin, tuleb. Endale kiitsin ka, et tuleb hästi ja selle tõttu panustasin ka. Mis siis siin selles keskipõllu toimus? Esimene asi, et see pidev liigniiskus. Ja kogu aasta kestnud liigniiskus, et see ta otseselt ei leostunud nagu väga hullult, aga ta liikus kiiremini sügavamatesse kihtidesse. Kui me vaatame siia korra tagasi, siis need tõusud, nende ennide tõusud, toitaineid tõusud on nii ülemises kui alumises kihis. Midagi ei ülemisse kihti, midagi ei alumisse kihti, päris ära ei leostunud, aga nende sügavamates kihtidest oli taimedel nagu raskem seda kätte saada. Aga endiselt on näha see, et ei toimunud ka väga suurt enni ülejääki, et kõik see tarbiti väga kiirelt ära. Ja kui te vaatate seda pilti, siis on näha, et väga võimas vegetatiivne kasv, et tõesti kasvas kõik väga hästi. Ja olin põllupildiga väga rahul, et ma tean, et on neid põllumehi teisigi, kes kindlasti olid see aasta oma taimede kasvuga rahul ja võib-olla pärastisega võib-olla mitte nii rahul. Pilt oli vähemalt ilus. Ja tegin siin lõpus veel ühe väikse veel ühe väetamise, 30 enni seal anduri kohas. Tegelikult kogu kõigi põldude ma tegin ikkagi varieeruva normiga läbi saagikaartide, läbi biomassikaartide, et see ulmekogus enni sellel aastal 180 üle selle ei peegelda seda, mis see tegelikult selle põllu keskmine lämmastikukogus oli, et see oli umbes 150 kanti. Aga kuna ma katsetan neid mullajaamasid, siis sai lihtsalt nendes anduri kohtades ja need on ka paremad kohad et sai natuke rohkem väetist anda, et näha, kuidas need reageeringud toimuvad. Ja mis siis juhtus sellega? Juhtus sellega siuke asi, et põhku oli hullult, kombain võttis rämedalt kütust, ainult ägises,
tavaline kütusekulu 50 liitrit tunnis, veskitulu võttis 80 liitrit tunnis ja kiirust väga anda ei saanud sellepärast, et tõesti see põhumassi mahtunud läbi on. Aga saak hull pettumus. 4 tonni hektarilt ja väga kehv mahukaal. Et tõesti, see oli väga, ütleme, et väga kurb kogemus, et lootused olid ikkagi palju kõrgemad. Ja nagu ikka, siis lipulehes antud lisalämmastik, see 30 N-i, et see ilmus graafikule tegelikult nagu näha siis pärast, et siis kui vili oli küpsenud, et tegelikult sellest ei olnud mitte mingisugust kasu. Kui me läheme nüüd edasi hoonepõllule, see on siis siuke keskmise lõimisega põld, et see on täitsa siuke tavapärane põld, et siin kasvas vahekultuur, pärast seda tuli siia Ernes ja pärast Ernes siis külvasin talinisu siis 2025 sügisel. Ja üks huvitav asi, mida ma märkasin selle põllul, on see, et ma vaatasin siia magneesiumsulfaati, kuna siin magneesiumi kaltsiumi suhe on natukene paigast ära, et mõtlesin, et siis kasvatan magneesiumi hulka ja teen oma mulda natuke paremaks ja siin on näha, et toimus suur toitainete tõus. Et siin ma palungi siis kas Tarmol või Tiidul rääkida, et tegelikult miks see tõus toimus, et minu arusaamad mööda on ju see, et me ju tegelikult mõõdame nitraate. Et kui on võimalik, siis palun selgitage mulle ka ja teistele kuulajatele. Nii, kes pärast võib-olla Tiit täiendab mind? Olen kuuldel, jah? Oled kuuldel. Asi on selles, et me mõõdame siis ioone ja eelkõige tulevad siis nähtavale negatiivsed ioonid ehk siis anioonid ja magneesium kui ka väävel mõlemad on siis anioonid ja tegelikult nad võistlevad mullas lämmastikuga. Ja selle pildi juures siis tulebki jälgida seda, et kui palju on pandud lämmastikku, kui palju on pandud siis magneesiumi ja palju selles magneesiumsulfaadis siis väävlit on. Ja praegu meil käivadki siis katsetamised, et see suhe täpsemalt paika panna, et siin tegelikult jah, seda nitraatlämmastikku, mis ta siin all lubab, tegelikult on mõjutatud siis väävlist ja magneesiumist. Et see on selle anomaalia põhjuseks. Ja kui siin vaadata veel seda, et ta langeb, no jah, väävel pestakse välja, magneesium seotakse pikemaks ajaks mulda, et siin jah, tuleb just jälgida seda, et mis väetiseid te olete kasutanud, et kas on seal sulfiidid, kloriidid, et need kõik mõjutavad tegelikult seda ioonide näitu. Kas Tiit tahab täiendada? Jah, hetkeks nii palju, et tegelikult võib-olla väike segadus, et magneesium on ikkagi meil kation, sulfaation on anion, et tegelikult seal graafikul jah, me mõõdame negatiivseid joone ehk anione, kuna positiivsed on üldiselt mulla struktuuriga küllastki tugevalt seotud sellise nähtuse kaudu, mida nimetatakse CC, ehk siis see kationid vahetatavate kationidena ja tegelikult see sündmus näitabki seda, et me saame palju parema pildi põllul toimuvast, kui me teame ise, mis väetisi on pandud. Et kui me teame, et me paneme mingit väetist, mis sisaldavad kloorjooni või sulfaatjooni, et siis me teame, et see näide või need näidud, mis on, siis tulenevad ka sellest, et aga kui me teame, et me oleme pannud põhimõtteliselt nitraatväetisi, siis me oskame öelda, et see on seotud puhtalt nitraadiga. Et kuidas neid joone omavahel eraldada, et seda me või paremini eraldada, seda me uurime, tegeleme siin suhteliselt põhjalike uuringutega ja püüame ka siin natuke paremaid tulemusi saavutada. Aga jah, hetkel on see, et me peame täpselt teadma
ja hea on, kui te annate meile info, mis väetist te olete pannud. See on minu poolt nagu kõik ja võib-olla. Tarvo tahab veel midagi lisada? Ei, see oli täiuslik vastus. No väga hea jah, et ühesõnaga, et jah, et see anomaalia põhjus on nagu siis jah, nagu Tiit ja Tarmo seletasid, et ma saan aru, et see on work in progress, et käib nagu, et töö selle nimel, et kuidas neid asju eraldada, aga jah, et tegelikult nagu päris pimesi ei saa nagu minna, et sa pead ikkagi panema kirja, mis väetisid sa panid ja selle pealt saab ka siis teha mingisuguseid järeldusi. Aga Oonune põllul, kuna siin kasvas Ernest, siis tegelikult see ei olnudki nagu niivõrd tähtis, et see lihtsalt on niisugune huvitav tähelepanek, mille ma välja tõin. Et hoopis huvitavam oli selle põllu puhul see, mis järgnes. Et pärast järgnemist külasin siia Tallinnisu ja tegelikult mitmete asjade kokkulangemise tõttu ma siia NPK väetisega jõudsin alles 10. oktoober või siin õigemini on kirjas 4. oktoobril. Et külvasin siia NPK väetise, circa 16 kilogrammi lämmastik oli seal sees ja nagu näha, siis toimus siin toitainete kasv. Väga mõistlik, teedsin graafikuna ka näha, et siin tundub, et on 30 ringi on seda N-i ja jõuab 47 peale, et ideaalne. See 16 N-i ju läks ilusti ju siia mulda ära ja klapib täiuslikult. Aga siis umbes ütleme, et siis siin 20. oktoobri paiku tuli mul ühe korraga 26 millimeetrit pihma. Ja nagu näete, mis juhtus? Juhtus see, et toitainete tase langes. Silmnähtavalt langes. Ja ta isegi ei jõudnud alumistesse kihtidesse, vaid kadus sootuks ära. Ehk siis leostus täielikult. Et siin on näha ka, et muld on tegelikult juba liigniiskuse piiri peal ja mis järelduse ma siis ise sellest tegin. Et kui me just rääkisime siin, et kevadel leostumist ei toimunud, isegi selle hooaja puhul, mis oli nii-öelda ju tegelikult väga niiske, vihma oli rohkem kui kunagi varem põhimõtteliselt, aga sügisel toimus siis leostumine. Miks? Et üks probleem on kindlasti, et see liigniiskus, madal temperatuur, oktoobrikuu siiski ja mis on nagu põhiline põhjus on see, et puudus taimestik, mis seda oleks võinud kasutada. Et see lämmastik, mis ma sinna panin, et tegelikult seda ei kasutanudki taimed ära, sest esiteks oli liiga külm, teiseks nad olid liiga väiksed, kolmandaks hakkas ju talv tulema ja selle tõttu langes ju toitainete näit tegelikult 400 ühikut tervelt. Et see kõik, mis ma fosforekaalium jääb kindlasti mulda, aga N-väetis kadus lihtsalt ära. Aga siinkohal ma palun veel korra Tarmot liinile, et tegelikult siin oleme eelnevalt rääkinud sellest, et see leostumine ei ole ainult ju mineraalväetise teema, et minu arusaamist mööda on ka Tarmol päris huvitavaid andmeid, et mis võiks huvitada neid, kes läga panevad. No jah, lisaks lägale tuleks veel korra selle herne juurde, et oleme näinud ka seda, et hernes tekib sügisel tugev lämmastik ja kui selle lämmastikuga ka midagi ette ei võeta, et siis hernes tekkinud lämmastik niisamuti leostub välja. Aga jah, sügisene väetamine näiteks selle aasta näitel, mul ei ole kahjuks joonist ette anda, aga näha oli, et kes panid läga või tigestaati talinisu ette, et see jäi tegelikult suures osas tarbimata ja tänaseks päevaks, õigemini juba sügise lõpuks oli see kõik välja leostunud. Et kus see läga suuremat efekti andis, oli siis talirapsi külgideel, kus siis rapsitaimik suutis sellest lägast jagu saada, aga see sõltus ka sellest, et mismoodi see raps siis üles oli tõusnud, et
mitmetes kohtades juhtus niimoodi, et raps külvati märga mulda ja rapsi tärkamine oli väga ebaühtlane ja taimik jäi juba alguses nõrgaks, et selline taimik ei saanud ka rapsist jagu. Et selline on see lägaleostumise probleemi. Kui on kevadeste külvide ette pandud, siis tegelikult see liigub ilusasti taimedesse kevadel ja suvel tegelikult üldjuhul üldse leostumist ei näe. Isegi ka sellistes olukordades, kus on pandud pea 160 lämmastikku väga ligistikku, et ei ole sellist leostumist, aga just eelkõige sügisel ja kõige suurem leostumine sügisel, kui läga pannakse kõrrepõldu, et lihtsalt ta mahuti tühjaks saada, siis tegelikult, kui need näidud ka sügisel seal septembris, oktoobris tõusevad kõrgele, siis detsembri lõpuks on tegelikult toitainete algtasemel, et kõik nitraadid, mis seal vabanevad, kõik nad siis leostuvad. Et on veel kellegi lisada. Tiit on teinud katseid lägaga, tahab ka võib-olla täpsustada. Tiit vist, on kuulda. Tähendab, meenutab ühte vana, aga väga klassikalist katset, mis oli siis selle instituudi rehvist on siis selle metkiga koos, kus siis sügisel laotati rohumaadele suures koguses siis hapestatud ja hapendamata läga, mille põhitulemus on ikkagi see, et kui kiiret vegetatiivset kasvu ei ole, siis kõik need toitained, mis seal lägas on väga liikuvad. Sisuliselt on ta ju see vesi või vesilahus, mis sealt selles vedetsennikus on ja seda annab veega lahustada ja põhimõtteliselt kõik nad liiguvad koos veega vihmandega alla, need kevadeks ei ole mitte midagi järel, kui tarbimist ei ole. Jah, et eks see siis seletab ka seda nitraatide tõusu põhjavees, et kui tõesti nagu uhada päris korralikult nagu sees sügisel läga või ka mineraalväetist näiteks maha ja ei ole miskit, mis seda tarbib, siis see reostumine on enam kui kindel. Ja absoluutselt, nagu sa ise ütlesid ja Tarmo ka kinnitas, et tegelikult kõik meie pikaajalised mõõtmised näitavad, et kevad-suvisel kasvuperioodil mitte mingisugust leostumist ei ole ja kui vaadata kõiki neid toitainete graafikud, siis iseloomulik see, et talumise anduri juures enam-vähem sirgejool ja kõik need suured hüpped ja tõusud ja mäed ja toimuvad seal ülemisel mullakiis kuskil 10 sentimeetri peal ja kõik, mis toimub sügisel talvel laotatud väetistele, eriti peale vegetatsiooni lõppu, et see sisuliselt läheb paduma veel kevades. Selline üldreegel. Nii, aga siis räägime veidi vastuolulisest otsusest, et kus siis üks isend oli siis Pauldeki mullajaam, et kindlasti ma ei saa öelda, et ainult tänu sellele ma selle otsuse tegin, et siin on ikkagi nagu majanduslikud majanduslikud mõtted ka, et nagu teate, siis kui NPK väetis maksab circa 600 € tonni, siis selle nagu laotamine teeb hektari kulu päris kõrgeks ja kui vilja hind on nii madal, siis ega sealt on väga raske nagu seda raha tagasi teenida. Ja selle tõttu ma siis loobusingi, et Murumäe põllule tuli peale Tallinna-Isu tuli talitritikale, et ütleme, et niimoodi, et tundus, et see Murumäe põllul võiks sellel tritikale nagu rohkem potentsiaali olla kui Tallinna-Isul ja ma jätsin seal NPK väetisi lihtsalt panemata. Nii lihtne oligi. Ja mis mul seda otsust natuke toetas, et loomulikult ma tean, et see ei ole ju pikaajaliselt jätkusuutlik. Me teame kõik, kes on vähegi agronoomiaga kokku puutunud või
mulla toitainetega, siis me ei saa lõputult laenata. Aga mina olen aastaid väetanud pigem rohkem, pannud rohkem makrotoitaineid sinna nendesse muldadesse sisse, kui ma olen sealt saagiga ära viinud. Et see otsus sai tehtud nagu selle põhjal, et okei, rasked ajad, pean üle elama, peab natuke laenama, vabandust, panen headel aegadel tagasi. Aga selles mõttes, et jäi, kuna ma panin ju selles mõttes, et talinisu põhku tuli palju ja talinisu järgi talitritikale, siis tegelikult on ju alati see teema, et kuule, aga põhu lagundamiseks peaks panema ju lisaks ju 10 kilogrammi N-i toimaines tonni saagi kohta. Et ma põhimõtteliselt pean panema circa 50 kilogrammi lämmastikku, et talinisu põhku lagundama hakata. Aga mina vaatasin Baltici mullajaama näite, et kui me kerime siia tagasi selle Murumäe põllu juurde, ma vaatan, kus see graafik on, et alati mul endal ka natukene siin võib lappesse minna, vabandan selle pärast, aga minu arust Tarmol oli äkki siin Murumäe põllul oli väga hea graafik selle kohta, et nagu näete, siis et on toimunud siin mineralisatsioon, ehk siis lämmastiku mulda tagasi tulnud, siin on circa mingi 24-25 lämmastikku, et ta tõusis tegelikult veel pärast seda graafikut veel, et pärast koristust ta tõusis veel uuesti ja ma otsustasin, et okei, et ma ei hakka siia rohkem nagu raha kulutama, et ma ei hakka siia põhu lagundamiseks seda lämmastikku andma. Jätsin nendele mullajaama andmetele tuginedes tegemata ja otsus oli õige sellepärast, et tegelikult see toitainete tase langes, siis nitraatide tase, lämmastiku tase langes alles detsembriks siis baastasemele tagasi. Et tegelikult mul seda lisalämmastikku, kui ma oleks siia nagu veel juurde pannud, siis oleks olnud suhteliselt suur leostumise oht, et sellest oleks mingit kasu olnud ja oleks jäänud raha lihtsalt põllule laiali laotatud ja kasu ei midagi. Et see oli üks otsus, mis ma tegin, et kahjuks mullajaam ei näita mulle B ja K tasemeid, aga N-i võisin rahuliku südamega nagu panemata jätta. Aga nagu ma ütlesin, see on vastuoluline tegevus, ma ei poolda seda, ise tunnen ka ennast natuke halvasti, aga majanduslik seis on täpselt selline praegu. Siis käime korra veel üle, et asjad, millest ma rääkisin, et see 24 tunni rohenemine, et põllumehed, ma tean, te tahate näha, et kasvab. Ma tahate näha ka seda, et see lämmastik, mis te panite ja see raha, mis te panite, et see kohe mõjub, et kohe on kõvasti rohelisem. Hommikul panin lämmastiku sinna põllule ja õhtul sõitsin mööda, juba on kasvanud, juba kasvab, et väga hästi töötab, et tegelikult on ikkagi müüt, et isegi kõige paremates tingimustes 5-6 päeva läheb enne, kui see taimedele kättesaadavaks saab ja tarbimine hakkab. Aga ma üldse ei vastusta seda, et põld läheb rohelisemaks küll ka 24 tunni jooksul, kui päikest ja võib-olla vihma tuleb natukene. Aga jah, et selle lämmastiku tarbimisega seotud see paraku ei ole. Et olgem ausad, ka mina uskusin, et hommikul antud lämmastik õhtul juba mõjub. Aga tegelikult see nii ei ole, et ikkagi töötab see kõik ajaviitega, et kõik kiired muutused on pigem vaid näilised, et nagu siit ilusti ka sellelt slaidilt välja tuleb. Teine asi, see varane lämmastiku panemine, ma tean, et suurtel kellel on suured maapinnad hallata, et alustavad kohe nii pea kui võimalik, täitsa arusaadav sellepärast, et kui nemad oma ringiga lõpuni jõuavad, siis võib-olla ongi juba hea ja soe aeg käes. Mina olen pigem väikepõllumees, 300 hektarit vilja, sellest 170-180 või 200 on tavaliselt talivili, et tegelikult mul ei ole mõtet nagu esimese soojemate päevadega sinna põllule joosta ja lämmastikku laotama hakata, sellepärast, et lihtsalt 2 nädalat
oli näiteks selle aasta puhul see viide, enne kui ta toimuma hakkas, et ma oleks võinud sama hästi ka 10 päeva hiljem panna ja oleks 4-5 päeva pärast umbes samal hetkel, kui jõudis see varasem lämmastik kohale, oleks võinud selle töö teha. Ja nagu siin ennemalt ütlesin ka, et siis on tegelikult ka väike lendumisoot, et tegelikult see kõik kogu lämmastik võib-olla ei pruugi jõuda sul sinna mulda. Siis leostumine, et tõesti oli minu jaoks tõesti oli üllatus, et mina arvasin tõesti, et kevadel on see leostumise oht ka suhteliselt suur, aga isegi tänavuste ilmadega ja pigem nagu kõrgemate lämmastikutasemetega mingisugust väga suurt leostumist ei märganud. Et pigem oli siin tegemist nagu sellega, et tarbiti ikkagi põhimõtteliselt kõik ära ja tundus, et oleks vaja ainult juurde anda. Aga tulemus oli see, et pigem oleks võib-olla natuke tagasi hoida, aga lihtsalt jah, et seda leostumist kui sellist, et ei toimunud. Ja siis viimasena, millest ma viimasena rääkisin, et tänu mullajaama kinnitusele nägin, et on lisalämmastik olemas, lisalämmastiku puhul agundamiseks ei ole vaja, et siin selle tegemata, väike kokkuhoid ja eks ju need kõik sensorid ja asjad ja kõik tehnoloogia, mida me kasutame, see ongi ju kokkuhoiu eesmärgil, et see ei ole kindlasti, ma arvan, vähetähtis asi, aga nagu ma olen eelmise seminaril ikka väga palju rõhutasin ja rõhutan siiamaani, et te peate lihtsalt seda asja tarbima, seda sensorit tarbima korralikult. Et kui te sinna logite tõesti korra hooaja jooksul või paar korda sisse ja vaatate, et ahah, et miskit on siin juhtunud, aga rohkem te seda mullajaama ei kasuta selleks, siis see on ju tegelikult maha visatud raha. Et kõik asjad, mis on välja mõeldud, mis te leiate on kasulikud, mina soovitan küll, et tarbige korralikult, küsige abi ja kui te saate mingisugused otsuseid teha, millega te saate raha säästa või millega saate teadlikumaks, et ka teadlikkus on siinkohal minu arust väga tähtis, et saada aru, mis protsessid mullas toimuvad ja loomulikult ükski asi ei anna teile nagu 100% pilti, aga minu arust juba aimduse või mingite hüpoteeside kinnitamiseks või ümberlükkamiseks on ikkagi hea omada mingisuguseid tööriistasid oma tööriistakotis. Aga see on minu poolt kõik. Loodan, et saite mingisugust aru saama, et millised otsused ma sain teha, millised praktilised kaalutlused mul olid ja aitäh! Aitäh, Tõnis! Väga hea. Nüüd küsiks, kas on kellelgi küsimusi tekkinud? Siin chatis oleme mõned küsimused lahendanud seoses, kus mõõdame ja mida mõõdame. Aga kas on ka mõnel kuulajal tekkinud mõni küsimus? Võib-olla kõik ei ole seda chati kõnelust lugeda osanud, et mis seal see teema oli? Chatis küsiti seda, et millised sügavused ja millise ajalise vahega me neid, seal on küsitud konkreetselt leostumise proove võetakse, et siis vastasimegi, et me tegelikult mõõdame, meie seade on põllul 24/7, mõõdab reaalajas kogu aeg, ehk et me mõõdame iga tunni, 2 tunni, olenevalt, kuidas vajadus on, tagant informatsiooni, mis saadetakse siis meile veebi ja leostumist me määrame siis sellega, et me näeme, et ülemisest kihist liiguvad toitained sügavamasse kihti ja siis sealt nad kaovad ära ja just peaasjalikult me olemegi näinud seda, et see toimub siis, kui taimedel enam tarbimist ei toimu, ehk et see on selline sügis-talve periood ja siis seda me saamegi leostumiseks kutsuda ja siis lisaks seal oli ka küsimus sügavuste osas ja Tõnisel me mõõtsime siin just künniprofiilis 8 ja 20 sentimeetrit, aga tegelikult nüüd on ka meil just välja tulnud ka 3 anduriga seade, kus siis me saame ka juba mõõta, loogika siis ongi see, et me saame neid mõõta ka ükskõik mis sügavusel selle 2 anduriga on ju, aga et nüüd oleks siis ütleme see 8, 20, 25 sentimeetrit ja siis 3. andur on seal 5-60 peal ehk et annab selle lõppkinnituse, et kui juba ikkagi sinna need toitained liiguvad, et siis sealt ikkagi enam ei tarbita neid. Praegu me see
hiiletäpp on nagu peale panemata, et me eeldame, et ikkagi just kui vegetatsioon ei toimu, siis need ikkagi välja sealt leostuvad. See on niisugune kiirülevaade. Kas siis on kellelgi äkki tekkinud ikkagi küsimusi? Ma ei tea, pole nüüd juba küsimus, aga Tarmole äkki selline, tegelikult Tõnis puudutas ka, see on hästi tähtis koht seda kevadist väetamist lämmastikuga, kuna see on nüüd just tulemas ja ma tean, et Tarmo uuris seda asja ja neist temperatuure, et mismoodi see tegelikult laguneb siis selleks N2O-ks ja kes need vanemad Eesti teadlaste uurimused olid, et sa võib-olla räägiks sellest natuke, et see ei ole asi lihtsalt mitte selles, et see väetis jääb sinna maha ootama, kuni vihma tuleb ja soojaks läheb, vaid tegelikult siis teda võib-olla enam ei ole, et räägid natuke sellest. Nojah, siin 80ndate teisel poolel avaldatud andmetest siis lähtus jah, et kui väetised pandi kas siis keltsale, külmunud maale, et siis pahatihti maa sulades ei olnud midagi järgi ja siis katsed näitasid, et kui mulatemperatuur oli 7 kraadi, et siis algasid alles nitrifitseerivad protsessid. Ennem seda olid siis protsessid, mille käigus siis lämmastik muutus lenduvaks. Et selles mõttes tuleks ka jälgida, jah, nagu Varmer Tõnisel oli siin, et tegi väetamise ära, 2 päeva või 1,5 päeva oli sooja ja siis tuli 10-8 päeva jahedat ilma, kus isegi mullapind kergelt külmus, sest öösel olid miinuskraadid. Et sellistes tingimustes võib jah, lämmastik muutuda lenduvaks. Ja ma tahtsin veel Varmer Tõnisele siin öelda jah, et ta rääkis siin andmetest ja tõepoolest, et kui sa seda nii-öelda andmesaaki ei suuda konverteerida viljasaagiks, et siis ei ole sellest seadmest suurt abi, et see mõte mulle väga meeldis, et aitäh sulle, Tõnis. No jaa, eks ta on niisugune paras õpikõver, et esimene aasta olid need jaamad nii-öelda täishooaja olid nii-öelda põllu peal ja ega ma ka ju ei suutnud neid otsuseid nagu teha nii-öelda laivis, et ikka jäin kahtlema, võib-olla tegin veel nii-öelda vanamoodi, et ma tahtsin kõigepealt aru saada, kuidas need asjad üldse töötavad, et mis järeldusi ma saan sealt teha, et selles mõttes kindlasti see, et pean naabrist enne põllule jõudma, muidu suren, et see jääb, ma arvan, et see jääb natukene minevikku nüüd, et ei ole mõtet nagu hakata suruma lihtsalt sellepärast, et äkki siis nagu taimed saavad kiiremini minema, et kui lihtsalt seal temperatuuri ja niiskust ei ole, siis lihtsalt ei toimu mitte midagi. Jah, mina küsiksingi omalt poolt ka seda just, et mis nagu selle puhul, nagu sa ütlesid, et andmed ongi, et see õpikõver on seal olemas, et mis ütleme seal sinu puhul just, nagu mis sind üllatas või mis nagu muutis võib-olla sinu mingit arusaama, et kuidas sa oled ju kogu aeg oma põllumajandust teinud, sul on teatud protsessid, sa teed teatud ajaperioodil mingisuguseid otsuseid, sa lisad lämmastikku ja nii edasi, et mida võib-olla sellega nagu seosesse panduna siis need mullaema andmed võib-olla üllatasid või andsid mingit uut sisendit, mida sa ei arvanud, et nii on või niisugune kiir ülevaade. Jah, et ma käisin neist nagu üle ka, et see rohenemise müüt ja asjad, et see oli, tegelikult me ju ei tea, kui kiiresti seda kättesaadavaks saab, kui me selle väetisi maha paneme, et kui me ei ole seda ju mõõtnud, siis me ei tea seda. Aga see sügisene leostumine oli küll päris huvitav, et just, mul läks natukene selle asjaga võib-olla nihu ka, et ma panin natuke liiga hilja seda väetist, aga see oli, nagu rääkisin, et oli lihtsalt mingite halbade asjade kokkusattumus, et nii juhtus ja et see niimoodi ära kadus. Ma ei uskunud seda, et see nüüd asi niimoodi käib, et tuleb see vihm ja siis ongi kõik, et enam seda ei ole, et on kuskil sügavamates kihtides, kus nagunii taimed ei tarbi seda. Et see oli mulle nagu võib-olla kõige suurem üllatus, et see, et kevadel ei leostunud nii palju, et kuna vegetatiivne kasv oli võimas ja tarbiti kõik ära, et see on nagu loogiline, et tagantjärele tarkusena, aga just, et sügisel viskab niimoodi minema, et ma ei arvanud seda. Sa ikka paned ju väetist maha ja selle mõttega, et juurad selle ära kasutavad. Jah,
tere, minul on ka üks küsimus, Tõnis, et sa rääkisid selle põhu lagundamiseks, et panna 10 kilogrammi väetisteks. Et mille põhjal sa varasemalt oleksid teinud seda otsust, kui sul ei ole varem olnud neid Baltechi mullajaamasid, et kas panna või mitte? No siis ma oleks teinud rusikareegli järgi 10 kilogrammi enni toimeaines siis viljasaagi tonni või põhusaagi tonni kohta ja ongi korras. Seal mingid muid teadmisi ei ole. Ma ei tea, võib-olla kellelgi on paremad teadmised, aga see lihtsalt on see rusikareegel olnud nii-öelda. No väga huvitav. Ühesõnaga, et on mõttekohta ja tegelikult ongi see õpikõver, et nüüd jällegi uuele hooajale vastu minnes, kas sa näed siis, et sa nii-öelda võtad juba tõsisemalt neid andmeid, et päriselt nüüd ka jooksvalt võib-olla mingeid otsuseid muuta, kui andmed seda näitavad, et nagu me tegelikult räägimegi, et me alati ju ei räägi sellest, et me tahame hirmsasti kokku hoida, et vähendame kõiki asju. Kui tegelikult olud on sobivad, kõik tarbivad, kõik on nagu hästi, siis ju tegelikult rohkem saabki, kõik nagu toimib ju nii-öelda seoses väga hästi, aga just, et kuidas sina nagu näed seda tulevat nüüd hooaega, et meil on ju planeeritud ka paari nädala pärast nii-öelda selline talvitumise ülevaade nende andmetele põhinedes ja siis ka nagu vaatame võib-olla kevadesse ette, et kuidas sina nagu võib-olla praegu nagu näed, et kas sa siis kasutad sellel hooajal neid andmeid siis nii-öelda rohkem laivi põhiselt juba, et mingeid otsuseid teha. Jah, kindlasti, et nagu ma eelmine seminar ka ütlesin, et just see mullavee teema, et tegelikult kui sul on ikka nagu nii kaua see liigniiskus olnud, siis sealt ei tule mitte midagi. Tegelikult ma ütlen ausalt, ma raiskasin seda väetist seal. Mõttetu kulu oli täielikult, et ma oleks pidanud tegelikult mõistma, et kui on, juured on, nagu nad on öeldud, et kui su taime jalad on kogu aeg külmas veekausis, siis sealt ei tule mitte midagi, aga lihtsalt see põllupilt, ma kerin veel korra seda tagasi, see oli ilus põld, see oli palju päid, ta kasvas võimsalt ja sa uskusid lõpuni, et peab tulema midagi, aga lihtsalt jah, ei midagi. Lisaks siia vahele veel, et kus mina näen ka natukene probleemi, on see tasakaalustatud väetamine, et NPK kevadel. Et kui jääb liiga ühekülgseks ja kui need ilmastikutingimused veel toetavad seda ühekülgset tarbimist, et siis see tõesti see lämmastiku efektiivsus kaob ära. No jah, et siin ongi see probleem, mille ma nagu välja tõin, et lihtsalt see viljahind versus NPK väetishind, et see kalkuleerib nagu nii kehvasti, et võimalus on muidugi minna siis fosforgaaliga nagu eraldi öelda. Et seda asja nagu parandada, aga lihtsalt jah, need on otsused, mida ma ei tahaks teha. Ausõna, ma ei tahaks selliseid otsuseid teha, aga kui on küsimus nagu finantsjätkusuutlikkuses, siis püüad nagu optimeerida. Aga ma olen nõus sellega jah, et see 90 väetamine, et see ei ole nagu jätkusuutlik lahendus. Aga ma arvan, ka seda ühekülgset väetamist ma oleks saanud ka kindlasti paremini teha. Et oleks võinud võib-olla natuke neid norme tagasi hoida, eriti just veskipõllul. See oli tõesti valuspookne. Et oleks pidanud lihtsalt jääma, ma ei tea, 100 inni peale ja oleksin praegu nagu palju lõõsam. Ja, aga siin tulebki tegelikult hästi välja, mida sa Tõnis enne ütlesid ka, et üks asi on see nii-öelda väetiste kokkuhoid, et kus sa ütleme, et kui sa kasutad lahendust, sa maksad mingit raha selle jaoks, siis sa ootad, et kus sa oma raha nii-öelda tagasi saad selle teenuse eest. Et siis üks asi ongi see, et kas sa suudad siis manageerida efektiivsemalt, et su kasumlikuks tõuseb, see on nagu üks koht, aga teine asi, mis sa tõid väga hästi välja, on ka just see teadlikkuse tõus, millel on väga raske hinnalipikut tegelikult panna. Et lihtsalt, et sa tead, et nüüd need mullad seal ongi sul liigniisked ja nüüd kui on siuke aasta, siis tegelikult vastavalt nendele andmetele sa saad vaadata, et okei, et nüüd ma ei lähegi sinna seda 180 enniga nüüd mingit hullu asja püüdma, vaid ma tean, et mul see saagipotentsiaal seal ei olegi nii suur. See on tegelikult iga-aastane kokkuhoid juba, mis sa tegelikult selle teadlikkusega justkui saavutad. Et just ma tahangi seda rõhutada, et siin teadlikkus on ka ääretult oluline, et õppida tundma, kuidas erinevad mullad ja erinevad kohad siis tegelikult käituvad ja kuidas seal siis paremini majandada. Ja,
nagu ma olen mitu korda juba nagu maininud, aga rõhutan veel korra üle, et ma teadsin, et põllud on erinevad, aga ei teadnud, miks nad erinevad on või ma ei suutnud visualiseerida seda. Et nüüd on see arusaam nagu ütleme, et on oluliselt parem. Okei. Aga tundub, et keegi ei soovi sõna võtta. Nüüd Raimo kirjutas, et kas on ka andmeid, kui palju toitaineid lendub erinevatel ilmastiku tingimustel? Kas Tarmo oskab midagi kommenteerida? Me ei mõõda ja õhku lendunud lämmastikku. Yeah. Meil ei ole selliseid andureid. Aga jah, et mingisuguseid mudeleid saab nagu luua, et kui palju sa oled pannud ja kui palju siis sellest vabaneb, aga tegelikult see on natukene keerukam süsteem ja meie hetkel sellega lenduva lämmastikuga otseselt ei tegele. Jah, nii on. Kas tuleb veel mingeid küsimusi? Nii on üks käsi püsti. Jah, Mart. Ja, tere kõigile. See on üks väike lihtne küsimus. Ma arvan, et eelkõige võib-olla Tõnisele. Et me kõik teame, et Eestis on väga palju erinevaid mullaliike, kokku need 114 lausa, siis lisaks veel mõjutab ka ju põllu reljeefsus. Ehk siis, et kui nüüd on see üks jaam, et siis kuidas leida põllul selline sobiv asukoht, et ta iseloomustaks võimalikult hästi kogu põldu. Et ma arvan, et see on põllumajanduse seisukohast väga, väga oluline, et sa saaksid info kogu põllu kohta, mitte nüüd kindla mullaliigi kohta kusagil. No ütleme, et kui on 25 hektarit põld, siis üks mullaliik võib sellest põllust hõlmata kusagil 10 hektarit, 15 hektarit, ülejäänud 10 jääb katmata ja erinevad mullaliigid on väga erineva talitlusega. Et kuidas sa näiteks, Tõnis, leidsid sellise enda jaoks optimaalse koha põllul, aitäh! Jah, see on väga hea küsimus, et eks see ongi üks selle mullajaama piirang, et ta on nagu ühes punktis, et siin ongi küsimus, et kas seda saab kuidagi skaleerida teiste põldude peale või kas see on nagu üldse võimalik. Et selles mõttes, et me Tarmoga nagu vaatasime need kohad nagu välja mullakaartide põhjal, et mis oleks siis nii-öelda selle põllul siis võimalikult iseloomulik, et ja reljeefsuselt ka, et ta asuks siis nii-öelda nagu siis kohas, mis iseloomustab samamoodi seda põldu nagu kõige paremini. Et õnneks on mul see, et ega minul üldiselt mullad niivõrd palju ei erine, et siukseid põldusid mul väga ei olegi, et on ühes servas on nagu madalsa turvas ja teises servas on puhas liiv, et mul nii suuri erinevusi ei ole siin Jõgevamaa või Kesk-Eestis. Et mis ma ise olen vaadanud, et ma valisimegi need piirkonnad välja ka ju sellel põhjusel, et mul on seal samas piirkonnas sarnaste muldadega põldusid. Et ja üks minu enda nii-öelda siis küsimus või huvi on olnud ka see, et kas mul on võimalik selle ühe põllu andmeid skaleerida siis nii-öelda teistele põldudele või näha neid samasuguseid nii-öelda, kuidas öelda, samasuguseid trende. Et selle aasta kohta ma võiks öelda, et mul selle samas veskipõllu lähedal on veel 3 põldu ja neil kõigil olid suhteliselt sarnased probleemid. Samamoodi, et mahukaaluprobleemid, kvaliteediprobleemid, et ei tulnud ja isegi teistel põldudel õnneks pani natuke vähem väetist, aga probleemid olid nagu üsna sarnased. Samamoodi Murumäe põllu mullastik ja kui sa võrdad seda mõne teise põllu mullastikuga, nad on sarnased, siis tulemused olid ikkagi suhteliselt sarnased, samasugused, isegi kui sa kasutad samasugust taimekaitse nagu plaani ja samamoodi haritud, samamoodi väetatud, siis tulemus oli ikkagi suhteliselt sama, et Murumäe puhul ka, et oli üks teine põld seal, ütleme põhimõtteliselt lähipiirkonnas nii-öelda, mis andis sarnased tulemused, teise kolmanda klassi toidu nisu ja mahukaal korras ja nagu asjad töötasid. Aga
jah, ma olen sellega nõus, et hea oleks väetise külvikuga külvata nagu terve hunnikandurid põllu erinevatesse nurkadesse ja nad kõik saadaksid andmeid, aga ma kardan, et see vist on täna pigem mitte utoopia, aga lihtsalt rahaliselt ebamõistlik. No ma segan siia vahele natukene nüüd või sa lõpetasid, Jah, lõpetasin. Et selle anduri või jaama paigaldamise juures, kui te ütlesite, et mullaliike on 100+, siis lõimise variante on mõnevõrra vähem. Ja teine asi ka, et põllumees tunneb oma põldu ja ta teab, kus tal on seda, et millistele põlluosadele ta nagu rohkem saab keskenduda, et kus tal see saagipotentsiaal on suurem, kus on see selline ühtlikkus ja siis hiljem siis taandada, kas siis need kohad, mis on kehvad, näiteks kuivad, rähksed osa, et seal siis, kuna seal taimed ei ole võimelised nii palju väetist tarvitama, et selliseid otsuseid teha, et saab just ka mitte ainult mullatüübist lähtuvalt, vaid ka saagikaardist ja et see on ka tegelikult üks väga hea näitaja. Ja ma lisaks veel korra siia veel, et see ongi asjade kompleks, et nagu ma ütlesin, siis see mullajaam on lihtsalt üks tööriistakastis, et ka mul on kogu aeg olnud alates 2018 saagikaardid ka kogu aeg nagu abiks. Pluss siis veel see, et sa tunned oma, nagu Tarmo ütles, tunned oma põldusid, et sa saad ka neid otsuseid teha, et taandada või siis ülespoole tõsta ka nagu mullajaama andmete põhjal, aga see ei tähenda seda, et sa oma põld tundma ei pea. Jah, ma tahtsin ka hästi lühidalt öelda, et nagu Tarmo ütles, et jah, 117 mullaliiki on küll, aga tegelikult kogu see nii-öelda toitainete liikumine ja vee liikumine mullas on määratud mulla lõimisega ja siis meil ongi välja toodud põhiliselt 4 lõimise tüüpi. Lõimisest sõltub siis see on nii-öelda sisuliselt savisisaldus ehk mulla eripind, et kui sõmer see muld on ja kui lihtsalt see vesi sealt läbi voolab, et meil on oma graafikutel ja andmetöötlus siis ka arvestatud 4 põhilise lõimisega ja lisaks on meil selle andmed ja ka Tõnise graafikud selle aasta andmed, kui vaadata seda eelmist seminari, siis näiteks isegi absoluutselt teadmata, millise mullatüübiga meil tegemist on, seda kas on tegemist mullaniiskusega või mullaliivniiskusega, kus siis ei tohiks väetada või on seal selline optimaalsed niiskustingimus, seda me näeme lihtsalt selle mullavee graafiku järgi, et sisuliselt, kui ta on seal üleval servas ja kogu aeg sirge sajab või ei saja, enam-vähem mitte midagi ei muutu, et siis me võime kohe öelda, me ei pea teadma isegi mullatüüpi, mullaliiki, mitte midagi, vaid ütleme, et seal on tegemist liivniiskusega. Ja täpselt samamoodi, kui ta ilusti seal käib üles-alla, nagu saeb nende kahe joone vahel, mis on siis liivniiskus ja optimaalne niiskus ja vee stressi tekkimine, just et need on meil kõik siis sõltuvad sellest mulla lõimisest sinna pandud, et me tegelikult sellega arvestame ja püüame seda hästi suurt mullatüüpide hulka vähendada siis nii palju, kui meil võimalik on. Ja kui ta nende ilusti saeb nende vahel, siis on öelda, et kõik on optimaalne niiskus ja siis peab vaatama muid tingimusi. Aitäh! Väga hea. Selle asja ka selgitatud, et väga hästi Tõnise poolt selgitatud ka meie loogika, et me tahaksimegi, et me ei jää ainult sinna punkti peale kinni, vaid tegelikult seda sama punkti kasutada laiemale alale kasutamiseks tegelikult, mida ka Eestis suurpõllumehed on, kellel on siin 6-8 jaama on erinevad siis klimatilised tingimused eri kohtades, eri piirkondades ja siis on eri mullatüübid, kus on ka eri siis kultuuri vaheldus on ja siis seda tegelikult saab kasutada lähedal asuvate põldude jaoks tegelikult ka. Kas on veel mõni küsimus? Oleme siin juba natuke üle aja läinud, aga inimesed on veel lainel. Nii et kui nüüd hetkel rohkem tule, siis ma arvan, et tõmbamegi tänaseks otsa alla. Näed, Reili sai veel oma käe püsti viimasel hetkel. Palun, Reili. Ja, tere. Tere. Kuuleme. Väga hea. Minul on selline küsimus, et me kasutame tavaliselt lämmastusega väävlitega, eriti niisu puhul või rapsudega väävlite saada. Kuidas kajastub siis see väävli liikumine seal?
kevadel ma tean, et kui on külm, siis tegelikult taimik ju väga hästi ei kasuta seda väävlit ära, sest pluss 15 kraadi peaks olema, et taim intensiivselt kasutaks juba väävlit. Ja nüüd, kui me paneme varasemalt selle sinna maha, siis ta tegelikult peaks ka justkui kergesti välja leostuma. On mul õigus ja see peaks ju ka siis selles Pauli filmile kajastuma. Saan õigesti aru. No, Tarmo? See väga kajas, ma kõiki küsimust täpselt ei kuulnud, aga ma sain aru, et kevad ja väävel ja temperatuur oli see põhiprobleem. Küsimus oli see, et kui kevadel panevad need väävlit, mida taim hakkab tarbima, siis alles ma saan aru siis, kui muld jõuab 15 kraadi juures või on piisavalt soe, et siis ühesõnaga küsimus lõppkokkuvõttes taandub selleni, et see on ka meie numbrites nii-öelda näha. Et see kajastub ka meie mõõtmeja tulemustes tegelikult see väävli lisandamine, siis selles osas on õige, et see kajastub. Jah, ta kajastub lendumine, aga nagu siin oli öeldud, et praegu nendele anijoonidele vahe tegemine on veel keeruline, aga siis peab just jälgima seda, et mis väetist olete kasutanud, kas et kui palju on selles lämmastikku nitraat ja kui palju on seal siis väävlijoone. Jah, suhteliselt lihtne on, kui te kasutate näiteks ainult sellist väetist, kus ainus anion on siis lämmastik, sulfaat, mitte lämmastik, vaid sulfaat, SO4-ioon. See on täpselt niimoodi, et siis, kui seal graafik tõusnud ei ole, siis ta pole kättesaadavaks tulnud ja kõik, mis toimub selle SO4-iooniga mulla lahuses, meil on näha. Ja kõik need graafiku tõusud, mis seal on, selle taadi algjoone suhtes on tingitud SO4-st, ütleme niimoodi. Nii, kui te kasutate ainult nitraatväetist, siis on täpselt samamoodi. Kõik, mis on tingitud sellest nitraadist, on seal näha või siis see nitrifitseerumise protsess ja pole mingit väetist pannud, ei sulfaati, kloriidi, nitraati, mitte midagi, aga millegi pärast näidud tõusevad. Siis see on ikkagi tingitud siis selle orgaanika lagunemisest enne olme tekkimist. Nii, keeruline olukord tekib siis, kui te kasutate mõlemat väetist. Ja siis on tõesti natuke raske öelda, et milline osa on sellest nüüd sulfaadist, nitraadist, aga ikkagi me siin mingeid katseid ja uurimisi tegime, et me võime tegelikult öelda, et see on nagu pool-pooleks need mõjud. Et jah, praegu seid on. Ma ka küsin 100% ei kuulnud. Ja, aga selle osaga et me teemegi praegu just nagu ka Tarmo varem ütles, et me tegeleme just selle uurimustööga nüüd süvitsi, et just neid eri elemente sealt välja võtta, et kui on just samal ajal kasutatud samasuguseid joone, mis siis meie numbrites kajastuvad, et siis just, et kuidas need seal need tõusukiirused ja kui kiiresti, millal need vabanevad ja kui kiiresti need nii-öelda langevad, et sellise uurimustööga me tegeleme, et neid nagu välja võtta. Aga praegu tõesti, kui on sama tüübilisi joone kasutatud samal ajal, et siis seda me saame võib-olla nagu koos analüüsida, et kui olete pannud neid. Ja lisada juurde siis mina ei kuule enam ennast. Meie kuulemise. Et sinna lisada veel juurde need temperatuurifaktorid, nagu siin rõhutati, et see kõik need asjad, kõik need andmed, mis põllumees sisestab tegelikult, teevad seda süsteemi terviklikumaks. Et ärge kartke oma väetiseid sisse kanda ja märkustesse ka panna selle väetise, kui on väävlit sisaldanud väetis või magneesium. Et siis sinna alla lahtresse lisada seda. Et meid see andmesaak, mis teie poolt tuleb, teeb seda süsteemi teie jaoks tugevamaks. Jah, meie poolt ei liigu andmetega kuhugi edasi, et selles mõttes on nad turvalises kohas selles mõttes. Okei, aga nüüd ma arvan ikkagi, et teeme tänaseks joone alla. Aitäh kõigile osalejatele, aitäh Tõnisele, aitäh Tarmole ettekannete eest ja siis kohtume juba paari nädala pärast, vaatame Tõnise talvitumise andmed üle ja arutleme natuke kevade üle ka, et vaatame, mis olukorrad erinevates põldudes on ja kuidas seal need algav hooaeg võiks välja näha ja võib-olla siis saame ka juba mingi üleüldise talvitumiskokkuvõtte teha, kuigi vist meil on mõnusat külm talv jaanuar-veebruar, et seal väga midagi
üllatushetki väga ei tohiks olla nagu eelnevatel talvedel. Aga selge. Aitäh teile ja siis kohtume järgmine kord 2 nädala pärast. Tšau.